rekordi edasipääsus ei tohiks olla kahtlust, aga kuidas jagunevad järgmised kohad? Soeng on korras, vaatab Usain Bolt suured staadioni tabloolt, kus seda kogu aeg näidatakse. Käed rinnal ristis, aega veel on stardiks. Sean Crawford. On your mark. Ja Usain Bolt. ...200 meetri jooksu esimene poolfinaal. Christian, Sorillo, Bolt, Alert, Edward, Crawford, Hering, Palacios. Millise jooksu teeb siis Usain Bolt? Kurvi jõudes on ta kõik konkurendid juba selja taha jätnud ja kõrvale veel väga ei vaata, ehkki rohkem tuleks tal selja taha vaadata, sest konkurendid on küllaltki kaugel, aga sedasi lonkides tuleb aeg 20.08. No kui Usain Bolt maailmarekordit seekord ei ürita, võib-olla mõtleski, siis ma arvan, et maailma hooaja edetabeli juhiks ta saab kindlasti ja tõrjub sealt Tyson Gay ja sealt edetabeli esimene protokolli rist ja Sean Crawford vaatab nüüd ka selle jooksu kordust. No ta on kindlalt kolmas ja esinelikus oli vaja olla. Neljandaks jookseb ennast prantslane David Alert, lükates napilt finaalist välja Robert Heringi, mis on sakslaste jaoks loomulikult pettumus ja üllatav jah, et just prantslane siis sakslase finaali ukse taha jättis. Usain Bolt 20.08, Alonso Edward 20.22, Sean Crawford 20.35 ja David Alert 20.45. ...200 meetri finaal on kavas homme õhtul kell 21.35. Jah, sest ega kui me vaatame Usain Bolti jooksu, siis see on kerge ja väga lõtv ja ilma vigasuse pingutuseta saab ta siit sellise ajaga edasi, aga see protsess, et ta valmistamine, see võtab tunde ja ka peale jooksu ei saa ta kergelt minna hotelli, vaid tuleb anda kümneid ja kümneid intervjuusid alates eeljooksust ja lõpetas finaalini välja. Nii et iga päev on tõsine tööpäev. Kuigi jooksurajal tuleb pingutada vaid 20 sekundit. Siin näete siis vipploosi. Sergei Pukat, 6-kordset maailmameistrit. Puka on iga päev staadionil olnud. Ja pärast Andres Raja hüpet kõrgusel 1,96 m, mis kahjuks oli ebaõnnestunud, on sama kõrguse ületanud Aleksei